ma näitan sulle täna oma lemmikkava, juhul kui selg valutab ja on pinges. Tule alustuseks selilimatile. Ja me alustame vaagna kallutustega. Jalad jäävad kõveraks põlvedest, käed võivad puhata keha külgedel ja hakkad lihtsalt kergelt kallutama oma vaagnat naba poole ja alla kandade poole. Kui sa mõtleks, et sul vaagna peal asetseb üks suur kell, siis su naba on kell 12 ja häbemeluu on kell 6 ja sa kallutad oma vaagnat 12 peale üles naba suunda, alla 6 peale häbemeluu poole. See liikumine on hästi kerge ja pehme. Liigu täpselt nii palju, kui su keha sinul lubab, ilma et oleks mingit tugevat valuaistingut või ebamugavustunnet. Proovi oma lihaseid mitte kaasa pingutada, vaid vastupidi hoia hinda hästi pehmelt, hästi vabalt. Ja see kallutus, see liikumine tuleb rohkem läbi jalgade. Ma kasutan oma jalalabasid, et natukene lükata ja tõmmata, lükata ja tõmmata. Samal ajal hinga rahulikult sisse ja välja. Luba kehal lõdvestuda. Ja kui sa oled juba seda mõned kordused teinud, siis hakka käima küljelt küljele, mõeldes oma kella peale, mis asetseb vaagnal kell 3 ja kell 9. Viid ühe puusa raskemaks mati sisse ja seejärel teise puusa. Ning taas ma proovin vältida igasugust lihaste üleliigset pingutamist, hoia tuharalihased vabalt, hoia jalad vabalt ja lihtsalt kergelt kanna raskust rohkem ühe talla sisse ja siis teise talla sisse. Mõnus kerge pööre ühele küljele ja teisele küljele. Samal ajal lubades olla kaelal pikk, roide korvil pehme ja lai mati sees. Edasi leia üles diagonaalid. Liigu üles kella 2 peale ja alla kella 7 peale. Proovides kallutada vaagnat üles ja kallutada alla. Mööda üht diagonaali. Üles kell 2, alla kell 7. Nüüd üks jalalaba surub natukene tugevamalt mati sisse. Ta lükkab ja tõmbab. Lükkab ja tõmbab. Selleks, et see vaagen saaks mööda seda diagonaali liikuda. Vaheta diagonaal, tule üles teine diagonaal ehk kell 10 ja alla kell 4. Ja nüüd sinu teine jalg veidikene lükkab ja tõmbab, lükkab ja tõmbab. See liikumine on väike, see liikumine on pehme. Ära muretse, kui see ei tule alguses välja, võta endale aega, tee mitu kordust. Iga korraga hakkab keha muutuma pehmemaks. Need lihased, mis praegu seljavalu korral üle pingutavad ja hoiavad tugevalt kinni, saavad vabaneda, saavad lõdvestuda ja see liikumine läheb sujuvamaks. Kui sa oled kõik need liigutused ükshaaval läbi käinud, siis proovi need asjad ringiks kokku panna. Sa alustad kell 12 ja hakkad minema alla 3 suunda, 6 peale, tuled üles 9 juurest ja liigud uuesti 12 peale. Ehk sa hakkad oma vaagnaga tegema rahulikke ringe. Need ringid võivad olla päris pisikesed alguses, eriti kui sul on seal seljas mingi ebamugavus, midagi, mis annab natukene endast märku. Siis lihtsalt proovi hingata rahulikult, pehmendada keha, vabastada lihased, lõdvestuda ja teha selliseid kergeid ringe. Ja tee ka teistpidi ringe.
Lähed vastupidises suunas. Sinu pea tõenäoliselt reageerib ka sellele liikumisele. Seega luba tal kaasa liikuda. Pane tähele, et sa saad jätkuvalt sügavalt hingata sisse ja välja. Ning tee oma viimane ring ja tule vaagnaga keskele, kõigi nende numbrite keskpunkti. Lähme siit edasi õlasillaga. Õlasilla jaoks sa hakkad tõstma puusi matist veidi lahti. Tule õige veidikene õhku ja tule alla tagasi. Kasuta õhku tõusmiseks oma jalalabasid. Lükka jalgadest raskus alla mati sisse, et puusad saaksid õhku kerkida. Ning tule ainult veidi õhku, nii et sul ei oleks alaseljas mingit ebamugavust ega valu. Tule puusadega üles, korraks püsi siin. Kontrolli, su kael on ilusti pikk, õlad on ka all mati sees, raskus on abaluude ja jalgade vahel jaotunud võrdselt. Sa võid korraks kontrollida kätega, kuidas sinu ruharad on, kuidas sinu reied on, kas nad pingutavad tohutult või saad sa neid lõdvestada natuke rohkem. Proovi lasta jalad vabaks, proovi lasta tuharad hästi vabaks. Ja tule alla ülevalt alustades rinnaluu, roidekorv ja sinu alaselg, vaagen ja saba. Rullid uuesti üles, vajutades tallad mati sisse, saates põlved kaugele ette. Korraks hoiad, püsid ja rullid alla, rinnaluu pehmeneb matti, roidekorv pehmeneb matti, alaselg tuleb koos vaagna ja sabaga. See, et su alaselg jääb matist natukene lahti, ehk siis ta on nõgusas asendis, on täiesti normaalne ja niimoodi peakski olema. Meie alaselg ongi loomupäraselt nõgus. Seega sa ei pea üritama oma alaselga mati sisse suruda. Lihtsalt proovid tulla alla matile tagasi niimoodi, et sa tõmbad selga pikemaks ja ulatad vaagna kaugemale maha. Rullid puusad üles. Võib-olla sa saad tulla juba veidikene kõrgemale. Kuula oma keha, vaata, mis ta sulle ütleb. Kui sa tunned ennast hästi, siis sa rullid natukene kõrgemale üles. Tallad suruvad mati sisse, käed aitavad kaasa, kukal on vaba. Sa pead saama kogu aeg rahulikult hingata, sa peaksid saama ka vabalt rääkida. Tule üks kordus veel, vajuta tallad mati sisse, puusad kerkivad, põlved lähevad kaugelette välja ja jää üles hoidma. Püsi selles asendis, mis sinu jaoks on mugav, kus sa saad olla, ilma et sul lööks mingisugust valu või ebamugavustunnet seljapiirkonda või mujale. Nüüd me hakkame vaagnaga liikuma, me hakkame libisema küljelt küljele. Sa viid oma vaagna paremale küljele ja viid oma vaagna vasakule küljele. Ning just nimelt proovi libistada vaagnat, mitte kallutada, mitte pöörata, vaid libistada. Mulle meeldib mõelda, et ma panen justkui oma vaagna rula peale ja see rula hakkab sõitma paremale välja ja siis sa sõidab vasakule välja. Niimoodi küljelt küljele. See on üks harjutus, mille ma õppisin Polestar Pilatese asutajalt Dr. Brent Andersonilt. Ja see on väga hea harjutus, et saada lülisamba lülid paremini liikuma. Tule keskele ja rulli selg sujuvalt alla. Tule sama veel. Puusad tulevad üles, võib-olla sa saad tulla juba veidi kõrgemale ja uuesti libise paremale ja libise vasakule puusadega.
sõidad selle rulaga paremale välja ja vasakule välja. Sinu põlved püsivad küllaltki keskel ja liigub vaagen ühele küljele välja libisema ja teisele küljele välja libisema. Tule vasakule ja peatu keskel ning rulli selga alla tagasi. Me teeme ühe seeria veel, tule rulli puusadega üles, võib-olla sul õnnestub tulla veidike veel kõrgemale kui enne, libise paremale, libise vasakule, peatu keskel. Proovi tulla ühe lüli võrra allapoole ning libise uuesti paremale, libise vasakule, peatu keskel. Rulli üks lüli allapoole ja libise paremale ja libise vasakule. Jätka neid liikumisi ning proovi võtta nii palju samme alla tulekuks kui vähegi võimalik. Mida rohkem sa neid vahepeatuseid teed, seda parem sinu seljale, seda paremini need lülid hakkavad liikuma. Ning lõpuks sa jõuad matile. Rullid puusad uuesti üles ja nüüd me vahetame liikumise. Nüüd kalluta oma vaagen ühele küljele ja kalluta vaagnat teisele küljele. Ning veel, kallutad ühe puusa alla, kallutad teise puusa alla. Pane tähele, kuidas raskuskanne muutub jalast jalga. Üks tald surub tugevamalt ja teine tald surub tugevamalt matti. Tule keskele ja rulli selg pikalt alla mati sisse tagasi. Tuled uuesti, rullid oma puusad üles, saadad põlved kaugele ja jälle kallutad ühe puusa maha, kallutad teise puusa maha. Liigud küljelt küljele. Sinu põlved libisevad ette välja. Tule keskele ja rulli selg alla. Me teeme ühe seeria veel. Rullid oma puusad üles, võib-olla saad tulla veidi kõrgemale ja kallutad parema puusa alla, kallutad vasaku puusa alla, tuled keskele. Rullid ühe lüli madalamale, kallutad parema puusa alla, kallutad vasaku puusa alla, tuled keskele ja proovid tuua veel ülevalt poolt ühe lüli alla. Me hakkame alati tulema alla rinnaluust alates, ehk siis pea poolt ja proovime hoida vaagnat veel nii palju kõrgel õhus kui vähegi võimalik. Taas võta endale võimalikult palju samme ning mida rohkem sa seda harjutust teed, seda lihtsamaks see muutub, seda rohkem samme sul hakkab olema võimalik võtta. Kuniks lõpuks jõuavad puusad matti, rullid alla ja uuesti lihtsalt kalluta vaagnat kell 12, kell 6. Märka, kui kergelt see vaagen nüüd liigub, kui hea lihtne on seda liikumist sooritada. Tee ka mõned vaagnaringid ühtepidi. Ja teistpidi. Seejärel lükka jalad ette pikaks välja, lihtsalt korraks raputa kogu keha, lõdvesta ja siis tule rulli ennast kõhuli. Jäta käed õlgade alla, otsmik hõljub mati kohal, jalad on pikad. Sa saadad oma istmikuluud kergelt kandade poole ja häbemeluu surub õrnalt mati sisse. Ja sa tuled seerutad oma ülaselja, tõstad pilgu ning proovid seerutada end pikemaks ja rullid alla tagasi. Jälgid neid seerutusi tehes, sinu alumised roided jäävad veel mati sisse. Sa ei proovi tulla väga kõrgele, vaid sa proovid hoopis minna pikemaks ette välja. Nüüd, kui sul seda harjutust tehes lööb ebamugavustunne või valu alaselja piirkonda, siis tule veidi madalamalt.
Ära ürita tulla nii kõrgele. Proovi leida rohkem ülaselja sirutust ja vabastada oma alaselg. Et kontrollida, kas alaselg on vaba, sa võid kiigutada puusi küljelt küljele, natukene raputada. Sa peaksid suutma hoida tuharad vabalt, jalad vabana ja ainult liikuma oma ülaseljaga. Sest tihtipeale juhtub see, et kui meil alaselg valutab, siis me vajume natukene pikenenud alaselja asendisse, kus ka ülaselg läheb meil veidi rohkem küüru, kui ta võiks olla. Ning seetõttu mulle tohutult meeldib just nimelt sirutada ülaselga, leida seda pikenemist, mis vahepeal on natukene kadunud. Tulede viimane sirutus. Ja seejärel tule sealt põlvtoengusse. Põlved jäävad sul puusa alla, käed jäävad õla alla ja sa lükkad oma selja kumeraks. Vaatad ise naba poole. Proovid saata oma istmikuluid alla kandade poole. Saba justkui jalge vahelt läbi ja häbemeluud tahad tõsta üles naba poole. Sa üritad oma alaselga kumerdada. Ning seejärel tule ja siruta selg. Viies oma rinnalülid rohkem sirutusse. Ja seejärel uuesti kumerda alaselg. Viies kumerust eelkõige oma alaselja piirkonda. Liigu mõned kordused. Jälgi, et sa ei vajuks liiga nõgusaks oma alaseljast. Alaselg on meil niikuinii nõgus. Me ei pea seda nõgusust üldiselt suurendama. Küll aga me tahame saada sirutust ja sellist kerget nõgusat asendit rohkem oma ülaselga ja kumerat asendit rohkem oma alaselga. Tee üks kord veel. Ja selline oligi minu väike harjutuskava, juhuks kui alaseljas on veidikene ebamugavust ja on vaja neid pingeid lõdvestada.